ei tea, kuidas teil oli, aga meil sündis sellel aastal jõuluime. See oli eelmisel kolmapäeval. Me tulime proovi nagu alati ja äkki samas kohas, umbes selle koha peal, oli noot. Keegi oli jätnud noodi. Meil ikka noote vedeleb siin ja seal ja vaatame nooti. Arvo Pärt, küll Anna-Maria. See on üks klaveripala, mis on kirjutatud üks 10 aastat tagasi ja see klaveripala kirjutati ühele väiksele tüdrukule. See oli väga hakkaja tüdruk, ta nimi oli ka Anna-Maria. Ta saatis Arvo Pärdile kirja. Lugupeetud Arvo Pärt, minu tuleb õige pea, minu esimene juubel, ma saan 10 aastat. Kas te kirjutaksite selle tähtpäeva puhul mulle teost? Arvo Pärt on elu sees midagi sellest kirjutanud. Seepärast ta kirjutaski. Ja see teos on täna täiesti olemas ja selle teose me leidsime siit samast laulukal. Siiamaani me ei saa, kes selle sinna poetas. Te pakkute päkapikud. Meil pole enne päkapikku seal käinud. Aga mine tea. Me seadsime selle loo ära ja siis tuli telefonikõne. Mis te arvate kelle? Arvo Pärt. Aga kus tema teadis, et see noot meil käes? Tervist. Ma tahaksin teie proovi tulla, et ma kuulsin, et te mängite minu lugu. Tahaks kuulata üldse ka. Ma ei ole kunagi kelli kuulnud. Tuli proovi ja me alustasime mängu ja Arvo Pärdi läksid lisalt jooksma. See kellamuusika esmakordselt, me oleme 21 aastat mänginud ja ta ei ole veel kuulnud. Esmakordselt kuulis ta neid kelli, ta oli varmustus ja eile oli ta Estonia kontserdisaalis koos oma lastega. Kuulis selle teose esmaettekanne. Täna kõlab see teist korda. Ehk teine esmaettekanne siin Valgas. Vaadake igaks, ma ei näe siit, et äkki Arvo Pärt istub ka saalis. Kellegi kõrval ei istu. Kõlab siis Arvo Pärdi für Anna-Maria. Eriti järgmine aasta veel juubeli jätkab. Aga vaatame. Kui palju valgalastest vaatab 1. jaanuari päeval Viini kuldses saalis kontserti? Andke käega märku. Praktiliselt kõik. Väga hea. Väga hea. Muidugi seal mängitakse kogu aeg Strauss, mitte ainult Johannit, vaid ka tema vendasid. Aga igal kontserdil on nagu 3 sellist kohustuslikku ja ametlikku lisalugu. Need on kogu aeg ühesugused. Esimene lisalugu, kui te vaatate, siis te peate teadma seda.
esimene lisalugu alati igal aastal üks ja sama lisalugu ja see on ilusal sinisel toonal muidugi jaa. Meil on alati oma inimesed saalis, kui on vaikus saalis. Nii, teine lisalugu on, seda ma ei ütle teile, kolmas lisalugu on õige, Radetski Vars. Meie inimesed hoidke natuke tagasi, et valgalased saaksid mõelda. Nii, Radetski Vars, aga nüüd on kõige keerulisem küsimus, mis on see teine? Ma võin teile öelda ükskõik mis loo. See ei tea. Ja see ei ole iga aasta üks ja see sama ka. Ma pakuksin, et see võiks olla Polka Pizzicato. Kas te teate seda lugu? Kuulake, kuidas see kõlab kell teil.